Tere tulemast lühikoolitusele, kus näitan teile, kuidas valemite abil ridade ja veergude tausta automaatselt vormindada. Selleks, et suurtes tabelites olevaid andmeid lihtsamini jälgitavaks teha, võib kasutada kas veergude või ridade vormindamist. Antud juhul sooviksime näiteks iga teise veeru taustavärvi muuta helesiniseks. Kõige levinum variant oleks lihtsalt iga teine veerg ära märkida ning värviga täita. Selline lahendus töötab aga nii kaua, kuni tabel jääb samale kujule ning veergude arv on mõistlikes piirides. Kui aga tekib soov veergusid lisada või ära võtta, läheb oodatud vormistus paigast ära. Näiteks lisame juurde 3 uut veergu. Nagu näha, on vormistus nüüd paigast ära ja seda tuleks manuaalselt korrigeerida. Tekkinud probleemi annab vältida tingimuslikku vormistamist kasutades. Selleks võtame lahti uue puhta tabeli. Järgmiseks märgime ära tabeli ala, mille uut vormistust looma hakkame. Siis tuleb klikkida Conditional Formatting nupul ning valida New Rule. Antud juhul paneme uue reegli paika valemi abil, mistõttu tuleb menüüst valida viimane reeglitüüp, oma valemi sisestamine. Sisestatav valem on järgmine. Antud valemis tähistab column seda, et vormistatakse veerge, number 2 seda, et vormistatakse iga teist veergu ning number 1 seda, et vormistust alustatakse esimesest veerust. Viimase sammuna tuleb välja valida, millisesse formaati iga teine veerg pannakse. Selleks tuleb vajutada Format nupu peale ja taustaks valida soovitud helesinine. Nagu nüüd näha, on iga teine veerg helesinise taustaga ning täiendavate veergude lisamisel vormindub tabel korrektselt ümber. Täpselt sama põhimõtet saab kasutada ka ridade vormindamiseks. Siin on taas ülemine tabel manuaalselt vormindatud ning ridade lisamisel ei tule vormindus automaatselt kaasa. Valemi näitamiseks lähme taas tühja tabeli peale. Valime uuesti piirkonna, mida tahame vormindada. Klikime Conditional Formatting ikoonil, valime valemi lisamise ja sisestame seekord column'i asemel row valemisse. Row tähistab siis seda, et vormindame ridu, mitte veerge. Edasi vali soovitud teksti värv ning kliki OK. Nüüd, kui lisada juurde 3 uut rida, siis muutub teksti formaat automaatselt ja on alati üle 1 vormindatud. Kui soovid juba tehtud formaati muuta, siis märgi ära ala ja kliki uuesti Conditional Formatting ikoonil. Mine Manage Rules ja kliki juba sisestatud reeglil. Nüüd saad vastavalt soovile kõiki sisendeid muuta ning kinnituseks kliki OK nupul. Järgnevalt on toodud veel mõned täiendavad näited valemite abil vormindamisest. Näites 1 on taustavärvi asemel kasutatud mustrit, mille leiab värvi valiku kõrvalt. Näites number 2 on iga teise veeru asemel valitud iga 3. veerg, ehk siis valemis on number 2 asendatud number 3-ga. Näites number 3 on kasutatud nii ridade kui veergude valemit korraga. Selleks tuleb lisada lihtsalt 2 reeglit ühe piirkonna jaoks. Tulpade ja ridade nimetused võib siis vastavalt soovile kas formateerida või jätta nii, nagu nad on. Kui ühes tabelis on soovitud formaat juba loodud, saab seda lihtsa liigutusega ka teistele rakendada. Selleks tuleb ära märkida soovitud formaadiga lahter või piirkond, klikkida Format Painteri nupul ning märkida ära piirkond, kuhu sama formaati rakendada tuleks. Loodan, et sellest koolitusest oli sulle abi, tänan vaatamast ja head katsetamist!